Tere! Täna räägime suitsiidikäitumisest. Mis see on, kui levinud see on ja millised on võimalused selle ennetamiseks? Esmalt suitsiidikäitumise levimus. Eestis suri 2024. aastal suitsiidi tõttu kokku 171 inimest. Neist 139 olid mehed ja 32 naised. Suitsiidikordaja 100 000 kohta oli 12,3, meestel 22,6 ja naistel 4,2. See näitab, et mehed teevad suitsiide 4-5 korda sagedamini kui naised. Joonis siin kõrval näitab suitsiiditrendi 21. sajandil. Me näeme, et suitsiidid Eestis on selle sajandi jooksul langenud, kuid viimastel aastakümnetel on nad jäänud platoona suhteliselt samale tasemele. Kui me vaatame Eestit võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega, siis näeme, et Eesti on oma suitsiidinäitajaga Euroopa Liidu riikide seas 5. kohal. Kui Eestis oli 2022. aastal suitsiidikordaja 100 000 kohta 14,5, siis Euroopa Liidus keskmiselt oli see 10,6. Suitsiidikäitumine, mis see on? Klassikaline Ervin Stengeli definitsioon ütleb, et enesetapp on indiviidi poolt, enese poolt teadlikult ja tahtlikult tekitatud fataalne ehk surmav enesevigastus. Nii et inimene ise on soovinud oma surma ja sellega teoks teinud. Suitsiidikäitumisest rääkides kujutatakse selle levimust sageli jäämäena. Jäämäe veepealne osa on suitsiidide statistika, mida nägime eelmisel joonisel. Need on siis need surmajuhtumid, kus on teada, et inimene ise tahtlikult endalt elu võttis, kuid lisaks on palju juhtumeid, kus surma põhjus või see tahtlus jääb ebaselgeks. Ja jäämäe veealune osa on see, mis puudutab enesetapu katseid ja enesetapu mõtteid, et neid meil Eestis vähemalt mitte ei registreerita rutiinselt. Enesetapu katseid on erinevate uuringute tulemuste kohaselt 10-40 korda sagedamini kui enesetappusid ja enesetapu mõtteid rahvastiku hulgas samuti uuringutele tuginedes võib öelda, et on 100-200 korda enam kui enesetappusid. Suitsiidikäitumisest rääkides on oluline pidada ka silmas sõnavara, kuidas me sellest räägime. Miks? Sest suitsiidikäitumisega kaasneb suur häbimärgistatuse oht ehk stigmatiseerimine ja häbimärgistatus omakorda ohustab seda, et kas inimene saab abi või ei saa. Korrektne sõnavara siis soovitab rääkida suitsiidikäitumisest, võib ka öelda suitsidaalne käitumine ja räägitakse suitsiidsest inimesest. Varem oli levinud ka suitsidaalne inimene, mis iseenesest ei ole vale, kuid nüüd soovitatakse suitsiidne. Kui räägime suitsiidisurmast, siis öeldakse, et on surnud enesetapu tõttu, võib öelda ka surnud enesetapu tagajärjel või surnud enesetapu läbi. Pehmem viis on öelda võttis endalt elu, aga mida ei soovitata öelda on see selline sõnavara nagu sooritas suitsiidi, mis viitab nagu mingile heale või halvale sooritusele või pani toime suitsiidi, mis viitab justkui suitsiid oleks kuritegu. Ei soovitata kasutada ka väljendeid õnnestunud või ebaõnnestunud, et õnnestunud suitsiid on siis see, mis lõpeb surmajuhtumiga, aga ei saa kuidagi öelda, et seal oleks mingi õnnestumise moment juures. Või ebaõnnestunud suitsiidid, siis mõeldakse nende all suitsiidikatset, et nagu oleks midagi halvasti läinud, tegelikult läks ju hästi, inimene jäi hellu. Sõnavaras kasutatakse veel enesetappude ennetamist, võib öelda ka suitsiidikäitumise ennetamine või suitsiidiennetus. Siis räägitakse suitsiidikäitumise mõjuteguritest ehk kaitseteguritest ja riskiteguritest, mis aitavad suitsiidi ära hoida või tõukavad inimest suitsiidile.
aga millest ei soovitata rääkida, on suitsiidikäitumise põhjustest, sest väga harva on võimalik neid põhjuseid lõpuni välja selgitada ja väga sageli ei ole ühte kindlat põhjust, mis oleks selge ja ise ilmselgelt viinud suitsiidini. Enamasti on tegemist mõjutegurite keeruka koos- ja vastasmõjuga. Räägitakse veel suitsiidiriski hindamisest. See tähendab siis suitsiidsuse ehk suitsiidi mõtete või suitsiidikäitumise tuvastamist. Ja tuvastada saab suitsiidsust hindamisvahendite abil, milleks on testid või skaalad või vestluse käigus. Ja siis selle hindamise või vestluse käigus antakse suitsiidiriski raskusastmele hinnang. On see siis kerge, keskmine või raske, tõsine suitsiidirisk. Kasutatakse ka mõistet suitsiidse inimese käsitlemine ja see on selline kõige laiem, sest see hõlmab endas kõike alates suitsiidiriski märkamisest ja suitsiidiriski raskusastme hindamisest kuni suitsiidse inimese toetamise ja edasisuunamiseni abi juurde, aga samuti suitsiidse inimese ravimist ja talle järeltoe pakkumist. Ja lõpuks on veel üks termin, mida meeles pidada, räägitakse suitsiidi tõttu lähedase kaotanud inimestest või laiemalt ka suitsiidist mõjutatud inimestest või suitsiidist puudutatud inimestest, sest üks suitsiid võib mõjutada või puudutada palju laiemat inimeste hulka, kui on ainult suitsiidi teinud inimese kõige lähem perering. Suitsiid on alati protsess, väga harva, kui üldse kunagi ei ole ta protsess ja ta juhtub täiesti ootamatult. See võib tunduda, et ta juhtub ootamatult, sest suitsiidne inimene võib-olla ei näidanud välja neid riskimärke, aga kui tema elukäiku surmaeelselt siis rekonstrueeritakse pärast suitsiidi toimepanemist, siis enamasti ikka selgub, et oli olemas riskitegurite mõju, mis seda suitsiidiprotsessi siis suunasid, kuni inimene lõpuks suitsiidini välja jõudis. Sellel joonisel on kujutatud suitsiidiprotsessi, et see sinu soid seal keskel üles-alla lainetav ongi suitsiidiprotsess. Ja ta on pandud ajateljele, mis kulgeb vasakult paremale. Ja see telg seal keskel siis sümboliseerib seda nähtavat ja nähtamatut, et suitsiidne käitumine, mis jääb kesktelje alla, see on mittenähtav käitumine, kui inimene ise veel oma sees haub surmamõtteid või mõtleb juba suitsiidist ehk kuidas ma ise saaksin oma elu lõpetada. Ja ülevalpool joont on siis nähtav käitumine, seal tuleb juba mängu suitsidaalne kommunikatsioon, kui inimene annab ka ümbritsevale keskkonnale ja teistele inimestele märku sellest, et tal on raskusi, et ta võib mõelda oma probleemide lahendamisele läbi suitsiidi. Ja see suitsiidiprotsess kulgebki sageli niimoodi üles-alla lainetades ja ta võib ka raugeda igas protsessi staadiumis tänu inimese isiklikule toimetulekule või sellele ravile sekkumisele, mida ta saab väljastpoolt. Mõnikord kulmineerub suitsiidiprotsess suitsiidikatsega ja raugeb pärast seda, mõnikord kulmineerub ta suitsiidiga. Aga tõepoolest sellega lõpeb suitsiidiprotsess selle ühe inimese jaoks, kuid on ellu jäänud perekond, sõbrad, kolleegid, need suitsiidist puudutatud inimesed, kelle jaoks see protsess kestab edasi ja võib-olla lausa kogu nende ülejäänud elu. Ja seda suitsiidiprotsessi siis mõjutavad üleval pool joonisel on nimetatud riskifaktorid, osad nendest on stressiga seotud ja osad suitsidaalse käitumise akuutsed vallandajad. Ja allpool on ära nimetatud suitsiidi kaitsetegurid, mis puudutavad siis kas inimest ennast, tema seotust perekonna ja kogukonnaga
kultuurilisi ja sotsiaalseid mõjutegureid või muid keskkonnast tulenevaid tegureid. Suitsiidikäitumise ennetamisest rääkides võib samuti kasutada jäämäe metafoori. Siin on üks joonis inglisekeelsest artiklist, kui siia peale panna eestikeelne terminoloogia, siis siin jäämäe kõige tippu ehk veepealne osa, need on need inimesed, kellel on praegu suitsiidimõtted või suitsiidikäitumine ja kellel seetõttu võib öelda, et on kõrge suitsiidirisk. See järgmine sektor sellest jäämäest puudutab inimesi, kellel võib tulevikus olla kõrgem suitsiidirisk, kuna neil on suur hulk riskitegureid, ehk need on need haavatavad rühmad, ja jäämäe see kõige suurem osa võib öelda siis on kogu elanikkond. Ja ennetustegevus jaguneb samuti 3 sektsiooni, et on universaalne ennetus, mis ongi suunatud kogu elanikkonnale, on võib-olla suunatud vaimse tervise tugevdamisele ja seda nimetatakse rahvatervishoiu vaateks, ehk see ei ole ühele indiviidile suunatud sekkumine ega ennetustegevus, vaid see on kogu elanikkonnale või elanikkonna gruppidele suunatud. Ja mis selliseks rahvatervishoiu vaate tõenduspõhiseks sekkumiseks suitsiidikäitumise ennetamisel on, näiteks vastutustundlik meediakajastus või teadlikkuse suurendamine abivõimaluste kohta või häbimärgistatuse vähendamine. Nüüd haavatavatele rühmadele on suunatud valikuline ennetus. Need on siis riskirühmad, kellel ühel või teisel põhjusel mingite riskitegurite esinemise tõttu on suitsiidirisk kõrgem kui teistel gruppidel. Siin võivad olla näiteks depressiooniga inimesed või mingite kehaliste haigustega inimesed või mingitesse eluraskustesse sattunud inimesed, ka suitsiidi tõttu lähedase kaotanud inimesed. Ja nendele on siis suunatud sellised ennetusmeetmed, mis tegelevad mitte ainult universaalse ennetusega, aga on juba suunatud konkreetsetele riskiteguritele, riskimärkidele. Ja lõpuks näidustatud ennetus, see on siis juba kliiniline vaade suitsiidi ennetusele ja see tähendab nende indiviididega, üksikinimestega tegelemist, kes on kõrge suitsiidiriskiga, kelle kõrge suitsiidirisk on märgatud, tuvastatud ja neile saab siis pakkuda optimaalset ravi, mis just sellele konkreetsele inimesele kõige vajalikum on. Nii et suitsiidikäitumist saab, suitsiidikäitumist tuleb ennetada ja kuna see vaade ennetusele on lai, siis võib öelda, et iga üks ühiskonnas saab sellesse panustada. Aitäh kuulamast!